Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Võhkarid number 113, mina olen Märt, seal on Andres. Tšau! Tšau! Jälle arvutame numeroloogias. 1 + 1 on 2, 2 + 3 on 5, 5 on see, et kaljukitsed. Igatahes räägime statistikast, kallid kaljukitsed, amburid ja ülejäänud asjad, mis ei loe. Spotify siis nagu annab teada vahepeal, kes meie saateid kuulab, palju meid kuulatakse. Minu arvates on nagu ebareaalne on see selles mõttes, et kui palju nagu tiksub kuulamise juurde, mida SoundCloud ei kajasta. Vahepeal ma arvasin, et SoundCloud kajastab nagu mingisugust numbrit, palju meid kuulab, tegelikult see ei ole nagu ala 1/3. See on nagu esiteks lahe kuulda. Ja teiseks räägime siis statistikast, nagu ma juba korra ütlesin. Meid tuntakse kui niisugust meeste podcasti. 2 karust meest, 1 karusem kui teine, niisugused kuradi labased, niisugused onu einod, aga mingil põhjusel... Jalaga näkku, ruihkaga makku. Just, viskasid mööda jalaga näkku. Aga teate või? Naiskuulajaid on Võhkarite saatel 69,1%. 70% meie kuulajatest on naised ja see on ebareaalne ja ma tahaksin väga tänada teid naised, et te olete just meiega, sest et mehed, neid on ainult 26,8%. Jah, tead, ma ütlen ausalt, ega mulle mehed ei meeldigi. Sama. Non-specified on siis 3,6% ja non-binary on 0,5%. Aga jah, 70% on meie kuulajad naised ja kui te teada, kui vanad on meie keskmised kuulajad, siis meie keskmised kuulajad, kui nii võib öelda, keskmine kuulaja muidugi on tükki veider, aga jah, 28-34 on siis nende naiste vanus, kes on meie suurimad kuulajad. Ühesõnaga mitte midagi ei ole selles mõttes muutunud. Ei ole, aga vanuses 0-17 kuulab meid 0,6% siis meie kuulajatest. Ja vanuses 60 pluss on 0,4%. Et me oleme 0-17 seas populaarsemad kui 60 pluss vanuses. 6 kuu vanused. Aga noh, me teame ju, et meil on seda mõttes ka lapskuulajaid, nüüd saime teada seda, seega elu on kohe palju rõõmsam. Jop. Nii väike statistika on tehtud. Jah, nüüd lähme vaatame, mis meie kohta on kirjutatud. Oh, fuck, ma unustasin. Ma teen tagant järgi Andrese statistika, aga nüüd on Vox Populi. Päris hea. Me nüüd siis teeme ka vahepeal niimoodi sellist asja, et me võtame teie kommentaarid, mis olete meile kirjutanud ja jagame neid teistega, et see on meie võimalus suhelda teiega. Vot, näiteks ma võtan esimese, et siis selles, kui me rääkisime Eurovisioonist, siis selle kohta on üks inimene kirjutanud. Ka Morka Reikop ajas tänavu ikka erilist soga suust välja. Jäi tunne, et saate toimetaja Anu Välba on korralikult tekstid ette valmistanud ja siis härra kommentaator on lugemisprillid koju unustanud ja siis loeb ette umbes. Näiteks poolfinaalis ütles ta Norra laulja kohta, et ta on 9-aastane. Tegelikult 19. Albaania kohta väitis, et esineb Itaalia, kes oli küll samas poolfinaalis, aga juba esinenud ja nii edasi. Küll aga pole ta minu jaoks ületanud mõne aasta tagust kommenteerimist, kus ta nimetas ühe laulja last kähmakaks. et ongi see, et ma ükskord kiidan ka Marko Reikop, et siis teie mida? Marko Reikop just sakkis lurinal, aga tegelikult see, kui ta ütles kellegi 9-aastane, et nagu sorry, aga siukse asju juhtub, tegelikult see on ikkagi live kommenteerimine, et see kuna mees on teinud seda pikalt, siis ta on nagu kogemust on kõvasti, aga kurat, siin võivad küll sõnad sassi minna. Jah, et see ei ole nagu Lembitu Kuuse kunagi, kuidas lihtsalt see oli aastaid tagasi 1975. aastal ja siis on lihtsalt
konkreetselt nagu chat GPT lihtsalt mõtleb välja mingisuguse jutu nagu a la, et Lembitu Kuusele oli nagu seda korduvalt ette heidetud, et ta tegi nagu faktivigu nagu konkreetselt. Ma kuulen sellest esimest korda. Aga see, et on 9-aastane, no see on nagu faktiviga, aga see on keel vääratab, ikka juhtub. Ma olen klassis ette lugedes organismi asemel öelnud terve klassile orgasm, et shit happens, vahest juhtub. Ma tahaksin nagu ära lugeda, keegi võiks ära lugeda kõik need korrad, kui minul on midagi sassi läinud saates. Me saaksime mingisugune 16-tunnise episoodi lihtsalt. Siis sa oleksid tead kes või? Kamorka Jääger. Aus. Aga see, et ta nimetas ise laulja last kähmakaks, ma ei mäleta seda, aga ma mäletan seda, kuidas ta ütles ühe koera kohta, kui kole koer tal on. Liia, vaat see tuleb mulle ka tuttav. Andke andeks, tõesti väga kole koer on. Vaat, võta järgmine ole pai. Aga siis saime sellise kommentaari, kirjutas O-raamat selle depressiooni kohta ja mine veeda aega looduses kohta. Nagu te välja tõite, siis üks asi on see, et inimene võib-olla ei jaksagi seda teha füüsiliselt. Teine asi selle juures on see, et depressioonis inimese silme läbi on kogu maailm ühtlaselt hall ja see looduses viibimine ei paku talle ilmselt mingeid värvega rõõmu, mis peaks omakorda depressiooni levendama. Et see on hästi tähelepanek tõesti, selle me nagu jätsime nagu täitsa mainimata, et jah, kui sa oled ikkagi juba kliinilises depressioonis näiteks, et ega siis nagu see, et lähed õue. Jah, mis sa vahid neid halli lehti, need võivad olla rohelised, ega ta ei näe neid. Ja see piip, nagu mis siin algas ja siis üks meie piipijatest, Mad Max, on mingil põhjusel oma video kustutanud. See, kus ta meid sõimis, näed, hakkab pite. See, kus ta meid sõimis pedalistideks. Et see video on kadunud. Ei tea, mis suhtus. Ei tea. Aga Otionul alati meeldib kommenteerida. Selle Rootsi prostitutsioonivastase seaduse teemal, mida Märt nimetas absurdseks, sellega seoses meenus, et ühes haigusoos ei suutnud võhkarid omavahel kokku leppida, kust jookseb porno ja prostitutsiooni vaheline piir. Seda ma mäletan väga hästi. See on siis rootslaste vastus sellele küsimusele, et tellimustööna tehtud seksuaalne tegevus on prostitutsioon, nii öelda karbitootena tehtud laiatarbija kaup, kus tarbija ei maksa kindlale inimesele personaalse teenuse eest, on pornograafia. Et on ju olemas täitsa arusaadav loogika. Jah, sellest me rääkisime Võhkarite Patreonis, kus oligi see, et Rootsi nüüd OnlyFansi siis tembeldab kriminaalseks. Nagu kriminaalne uudis oli, ütleme niimoodi. Sa võid pornot nagu pornot nii-öelda osta, kui sa tahad, aga kui sa OnlyFansis tellid kellegi käest pornot, isegi subscription nagu, siis see on keelatud, see on kriminaalne. Mis tekitab ikkagi teatavaid küsimusi minul, et nagu selles võttes, kas see on arusaadav loogika, minu jaoks ei ole, sellepärast, et seal on endiselt see probleem, et näiteks ütleme, et mul on produktsioonifirma, mis toodab pornot, siis ma maksan talendile, kes teeb minu ettevõttele pornograafilise nagu sisu ja siis mina müün seda edasi, et tegelikult ikkagi tehakse tellimustööna seksuaalset tegevust. Et nagu tegelikult seal on ikkagi väga ähmane on see asi minu jaoks. Kas me vaidlisime sellest, kus jookseb porno ja prostitutsiooni vaheline piir? Minu arvates me vaidlisime selle üle, kas mis asi keha müümine on? Ja keha müümine prostitutsioon me valitsime selle üle. Aga ei, me kunagi rääkisime sellest, sellel oli nagu see, et seal on nagu selline naljakas olukord, et kui prostitutsioon on keelatud näiteks, aga porno tootmine ei ole, siis toas peab olema lihtsalt kaamera, mis filmib ja siis sa võid öelda, et ma tegin pornofilmi. Et noh, et see oli ilmselt ta nagu selle kas ta mõtleb seda või ta on need kaks asja omavahel kokku pannud? Ja Kärt kirjutas, et ma automaksu päris lastetusmaksuga ei võrdleks. Jälle Patreonis rääkisin, tähendab mina ütlesin veits, et see on nagu lastetusmaks, vaata. Sest kuigi mul endal on 2 last, on nad täisealised ja mind see maksusoodustus ei säästaks. Omaaegsest lastetusmaksust oli inimestel päris fertiilsuspõhine vabastus. Muide, ta on selle lingi pannud ka ja see oli väga huvitav, et see on mingi 20 aastat tagasi kirjutatud artikkel ja see oli siis nagu Vene ajast oli kirjutatud, et ma loen ühe väikse lõigu siit kätte, et lastetusmaksu tasusid lasteta inimesed alates 20. eluaastast.
maksmine lõppes, kui naised said 45 ja mehed 50. Vaata, kui huvitav, praegu naised ja mehed saavad vanemateks 45 ja 50 aastastelt. Ja. Nii, oli ka erandeid, kes olid maksust vabastatud, näiteks vallalised naised, sealhulgas abielu lahutanud naised, vahijaga. Ja siis mitte iga laps ei andnud maksuvabastust. Nõukogude võim tunnistas täisväärtuslikuna vaid registreeritud abielusid. See tähendas, et vallaslapsed ei läinud meeste puhul arvesse. Isegi mitte siis, kui isadus oli passi sisse kantud ning kohus lapse kasus alimendid määranud. Mida hekkina? Jah, on elatud aegadel. Ja. Ja siis kirjutas Kärtla seda ka, et samas on mulle jäänud mulje, et jah, kus nad varem olid, tekkis probleem just nimelt seal, kus invaliidide spetsiaalselt kohandatud või erivajadustele vastavad sõidukid pidid maksma kordades rohkem ning laste rohked pered pidid oma mikrobussid maha müüma ja nende asemele mitu väiksemat sõidukit ostma, sest nii oli soodsam. Ehk siis lihtsalt üritatakse seda väga halvasti konstrueeritud automaksu kuidagi parandada. Amen, hästi kirjutatud. Kus nad varem olid, saab juba samasuguseks refrääniks nagu rahvalauludes Allea. Mis rahvalaul, tead mõnda sihukest? Kus käib see? Allea. Allea. Või ma alles noored olin, Allea. No, sa võid sinna ka laulda seda. Ma iseenesest pooldan automaksu. Ainult auto registreerimise maks on meil täiesti lappes. Ja teate, mis on? Valitsuse pressikonverentsil, siin, minu ajaarvamise järgi siin 29. mai, teie oma on mingi muu päev äkki, ütles Michal, et automaks, meie kokkuleppe on, et iga alaealise lapse puhul on soodustus 100 €. See hakkab kehtima sellest aastast. Eesmärk on lastega perede maksukoormuse vähendamine. Oluline märksõna on ka automaksust saadud raha läheb teedesse. Esimesi arvutusi juba tehakse, et mida saame teha, et teede olukorda parandada. No mina siin olin jälle kuri Reformierakonna peale, aga niimoodi räägitakse, kuidas asjad on. Mm-hmm. No siin on jälle see, et ma ei tea, kas keegi on selle teemal juba sõna võtnud, et alguses räägiti sellest, et see raha võiks minna ju julgeolekusse, on ju. Aga teisalt on see, et me ju ei tea, mis teid hakatakse parandama. Et tegelikult korralik transpordivõrgustik on ka, selle võib tegelikult kirjutada ka julgeoleku alla. Ja ma ei tee selle koha peal nalja. Näiteks ma tean seda, et Tallinn-Pärnu maantee peal õhati siin üks viadukt mõned kuud tagasi ja seda ehitatakse uuesti ja põhjus, miks see ära lammutati ja ehitatakse uus, on see, et raske sõjatehnika ei saanud üle selle viadukti sõita, sest et see oleks kokku varisenud. Et tegelikult ka selliste teede ehituste puhul võib olla tegu konkreetselt mingisugused tähtsad rassi ehitamisega, mis on seotud julgeolekuga, on ju. Aga ma sellegi poolest ma olen nõus sinuga selle koha pealt, et näed, vähemalt ütleb, kuhu see raha läheb, on ju. Et nagu see on nagu tore, et kui sul on, et automaks läheb millessegi, mis on seotud autodega, et see on nagu iseenesest on seda väga tore lugeda. Jep. Aga aitäh teile, kes on kommenteerinud ja kes jõudsid siia saatesse. Kommenteeriga ka julgelt edasi nii Patreoni kui ka YouTube'i lingi alla. Võtame ikka sealt vahvaid mõtteid. Aga tegelikult transpordi teemadel jätkame ka, et automaks on, et või kui lihtsalt lube ei ole, siis saab sõita ka teistmoodi. Et Delfi näiteks kirjutab, et 2 noormeest sõitsid rongi külge klammerdudes jänest ja politsei ütleb, et noored riskisid eluga. PPA sai eile, või tähendab sai reedel, siis meie aja arvamise järgi siis 30. mai, pärast kella 18 teate, et Saue vallas Valingu külas peatuses hüppas rongi taha haake seadmele 2 poissi, kes peatuses lahkudes kaasa sõitsid. Õnneks keegi viga ei saanud. Politseinikud reageerisid juhtumile, minnes järgmisesse peatusesse, kui rong oli selleks hetkeks juba edasi sõitnud. Pole teada, mis hetkel poisid rongi pealt maha tulid. Postiseiklus... Ma mõtlen ka, aga raisk, kas nad... Kurat, aga liiga palju vaadanud Ameerika filme ja Tom Cruise oli nende mõlema lemmik. Või see, kes Semirit mängib Cobra 11. See mees oli ka igal võimalusel autokatusel. Ma olen Cobrat vähe näinud, aga ma tean, kellest sa räägid. Mm-hmm.
Posti seikluste kohta postitati reedel Saue valla elanike Facebooki grupiga video ja siis politsei ütleb seda, et kuna rongid sõidavad kohati kuni 120 kilomeetrit tunnis, on selliselt kaasasõitmine selgelt väga ohtlik ning noored riskivad oma eluga. Oleme sarnast käitumist näinud linnaliikluses trammi või bussiga, kuid ka varem on olnud neid juhtumeid rongidega. Teeme alati need lapsed kindlaks, kes sellised riskivad ja sekkume, et uusi juhtumeid ära hoida sõnasta. Ja siis veel, et noored on neile rääkinud, kuidas sageli on tegemist sotsiaalmeediast alguses olnud väljakutsega ja noorte seiklushimu on suur, kui nad ei mõista, kui tõsised võivad olla tagajärjed. Jah, see on nagu, esimene mõte on mul kohe, kui ma kuulsin seda uudist, lugesin seda uudist, oli see, et nagu seal kuskil, ma ei tea, kus kohas nad Egiptimaal või kus nad sõidavad, vaata kuradi, ei olnud Egiptimaal, kus nad sõidavad Indias või? Eeslide kuradi kõik motorolleritega, vaata. Indias. Ja siis järgmine, kus ongi mingisugune, ongi rongide peal on mingi terve hunnik mingisuguseid siukesi tegelasi, et nagu, et ja siis teine oligi see, et nagu Ameerika filmid, ongi mingi, kus alati käib mingi see rongi katusel, mida alati, vaid mulle mõni film meelde, kus käib rongi katusel, käib suur võitlus, et et vennad on vaadanud, ei, ärge nii tehke, see on ikka väga rets, et natukene näpukene slipib ja ongi putsis 120 kilomeetrit tunnis nagu kinni. Ja kui sa ikkagi peaksid kukkuma selle haakeseeme küljest ära, mis rongi peal sõidab 120, siis on nagu Tudelu, Feeders and Chow ja Chingade, nagu siis ei ole teha enam mitte midagi, siis on minek. Et see on ikkagi nagu, et see on ikkagi lollus. Ma vaatan seda pilti ka, kus nad on ja see on tegelikult niimoodi, et ma imestan, kurat, neil pidid persed ikka väga surnud olema, et see on YouTube'is on olemas need uudiselingid all, et leidke üles vaadake, et see on päris ebamugavas on, nagu ütlen, et milles nagu veeta sõit. Kutid on nüüd lugu, mida rääkida elu lõpuni. Jah, ja keegi vaatab pilti, mõtleb, mine putsi, juss või? See on täpselt siuke, oma inimesed ikka tunnevad kohe. Ja, kui kõnnike pea püsti, vaata. Mina olen rahvavaenlane. Oleks Ameerika olnud, vaata, siis oleks olnud hoopis teistmoodi, siis oleks olnud niimoodi stop, see on elu ohtlik, hüüab politsei, oleks nad sealt pealt maha tulistanud. Et selles mõttes, et Eestis on nagu lihtsalt politsei mõttes, lähme neile vastu, oli päraling. Ammu läinud, vaata. Jaa, aga räägime siis ka tõsistel teemadel Merilin Mälk ja postitus Merilin Mälgist. Lauljana Merilin Mälk jagas sotsiaalmeedias avameelse loo sellest, kuidas ta hiljuti päisepäeva ajal ahistamise ohvriks langes. Mõtlesin, et on ilus päikseline päev, läksin randa päevitama, aga ei, tulin hoopis nuttes koju. Alles tund aega tagasi leidsin endale hea vaikse koha mere ääres, kus kedagi väga ei käi ja sain rahulikult olla. Olin üksi, tegin telefonist tööd ja lihtsalt nautisin ilma. Üks hetk tuleb nagu ei kuskilt põõsa tagant välja mingi suvaline mees. Jõudsin veel mõelda, et issand, ma loodan, et austab mu ruumi ja läheb ära. Kirjutab Mälk oma Instagrami stories ja lisab, et tema sisetunne aimas siiski halba ja ta kontrollis, kas see mees lahkus või peab Mälk kuidagi tekkinud õudsele olukorrale reageerima. Ma ei tea siiamaani, kuidas see kõik nii kiiresti juhtus, ütles Mälk. Pöörasin korra selja ja ta oli mulle nii lähedal, et oleksin võinud vabalt jalaga virutada, sest ta pildistas selja tagant mu intiimpiirkonda. Ta jäi haledalt vahele ja kõndis lihtsalt minema. Karjusin ta peale ja rapendasin. Tal oli nii ükskõik, ainult podises midagi vastu. Panin kohe riidesse ja nii palju rõõmu sellest seigast siis oligi, ütles Mälk ka oma Instagramis siis selle ebameeldiva loo lõpetuseks. Mälgi sõnul on ta elus viimasel ajal olnud rohkelt neid olukordi, mille kohta ta on tahtnud sõna võtta, hoiatada, milles perversses maailmas elame ja üksi liigelda on äärmiselt ohtlik, seda ka päisepäeva ajal. Sorry, not sorry, mu sõnavara, aga need on raisk alati mingisugused vanad pässid, kes arvavad endast kohutavalt palju ja mitte mingisugust häbitunnet ei ole. Ma ei taha mõeldagi, mis see mees nüüd selle pildiga kuskil 4 seina vahel teeb. Mida sa isegi teed sellises olukorras? Mina olles nii väikest kasvu tüdruk ei suuda ju ometigi meesterahvalt üle olla ja see hirmutab mind nii väga. Aga politseis avaldust ei tea, kas ta on teinud või ei ole, et seda infot meil ei ole. Jah, kuidagi nagu hästi nagu rõve. Ma nagu siin ei olegi nagu midagi muud lisada, et nagu lihtsalt
nii palju siis sellest, et sa saad nagu rahulikult nagu olla. Aga noh, Facebook on selles mõttes on alati koht, kus inimesed tunnevad kaasa, kui noored naised mõne vastiku looga nagu tulevad nagu päevavalgele. Seal näiteks Taavi Lamus kirjutas mine ulu kuskil mujal ja palju naeru ja muutsisid. Diana Tanovska on kirjutanud, et mõnele on küll lusika kantud ja kulbiga võetud. Seda võib võtta muidugi, ma ei tea, kuidas on. Mõlemad pidi. Aga mina nagu ja Arnold Mägi kirjutas, et ole rõõmus, et keegi sind tahab ja jälle laughing out laud. Jah, mis on nagu ülirõve. Aga millegipärast Andres Hrussov kirjutab, et pildistas selja tagant intiimpiirkonda. Kuidas ja naeru nägu. Ja siis talle vastab Margo Tammsalu, kes ütleb, et mõtlesin just sama, aga äkki tema jaoks on ka tagumine pool. Kurat seda teab, palju sõidetakse. Ja nüüd mul ongi nagu see, et nagu kas nad ei ole üldse nagu, et ei ole ilmselt kursis anatoomiaga, et nagu saab küll pildistada intiimpiirkonda nagu selja tagant. Ma ei tea, kas te ei ole kunagi puutunud kokku naisterahvaga või nagu what, mis asja? What ei saa aru. Rääkimata sellest, kui nagu räme see nagu kommentaar lihtsalt on, et nagu kogu selle asja juures nagu see on, ootagi, ma ei tea naistest mitte midagi. Kas saaks seletada, kuidas nagu see käib? Et see on ikka natukene veider. Aga Tiit Taro kirjutas ka, et mida kurat sa lehvitad siis oma intiimsus avalikus kohas, et klassikaline, naised on süüdi, see, et mees pildistas, ei olnud jälle ühegi Facebooki kommentaatori jaoks probleem. Probleem oli selles, et mida sa oled üldse? Mida sa üldse oled värrides? Jah. Et nagu see on nii, et nagu avalikus kohas, et nagu kas rannas käimine ei ole nüüd okei või? Mida sa lehvitad oma intiimseid asju või nagu, mis asja? Mul hämming, totaalne hämming. Väga räve, et väga kahju, et süüksed asjad toimuvad ja tegelikult on väga hea, et Merili Mälk sellest kirjutas. Äkki mõni kuradi värrides ei lähe pildistama ja käitub normaalselt. Ma oleks tahtnud teada, mida ta ütles sellele tüübile. Seda ropendas vaata palju. Karjusin ta peale, ropendasin. Et kas ta ropendas nii nagu see üks legendaarne taksojuht televõhkeritest? Jah, ei tea kahjuks. Aga seda oleks ka tore teada, aga see on kõige väiksem probleem. Lähme veel tähtsamate teemade juurde. Noh, jah, siin tead, selle teemal sai nagu sõna võetud, aga nüüd on siis teeme asja ametlikuks, räägime natuke põhjalikumalt. Mulle meeldib pealkiri muidugi ka, see on nagu kuidagi nii nõme. Aga samas true. Ühesõnaga, Õhtuleht kirjutab, muster ei murdu. Silvia Ilvese uus suhe sai tormilise lõpu. Ta soovis ühist elu, ent minule oli seda kõike liiga palju. Et ühesõnaga nüüd on siis kui meedias ei ole räägitud, ega siis ei ole asi nagu korralikult. Ühesõnaga, nüüd on siis nii, et Silvia Ilves on jälle valaline. Ja jälle ei sobinud aga see asi. Hetkel on siis ta vallan juba 8 päeva, ehk siis teie näete seda, siis ta on 9 päeva vallaline olnud. Võt. Ikka väga karm. Seal oli mingi alkoholi tarbimise jutt ja mingisugune sihukene asi ka selle mehega seoses, et ma ei tea, mis tal siis juhtus. Nukkervärk. Jälle. Aga huvitav. Aga nüüd me saame spekuleerida, kes on järgmine. Aga Lauri Sõmerit me ei oleks ka nagu arvanud. Sest me ei tea, et see on mingi suvaline töll. Vot. Aga ma ei tea, siin vist sihuke ühesõnaga Silvia Ilves ja tema 16 aastat vanema Lauri Sõmeri suhe läks pärast avalikuks tulekut kiirelt hapuks ja isegi eelmisel nädalal tehtud abielu ettepanek ei suutnud seda parandada. Need abielu ettepanekud on nii ameerikalikud, need tulevad nii ruttu. Kas ei ole? Või olen mina debiilik? Palju ta oli 131 päeva siis suhtes. Seega seal kuskil 125. päeva jooksul siis. Jah. Ma ei tea, kui ikka armastus on nagu hinges, siis tuleb ju hea naise ära võtta, sest et mis saaks olla kindlam kui Silvia Ilvesega suhtes olla. Ja. Vot ei tea. Anyway.
noh, samas mina räägin, ma olin kuradi, mis 8 aastat naisega koos ja siis abiellusime, et nagu ma ei tea. Aga viimaseks tõrvatilgaks juba mustavasse meepotti see Kroonika andmetel suhtele see, kui eelmisel laupäeval sõidutas Silvet esinemistel ekskallim ja hea sõber Kristo Puhm. Olgugi see Kristo Lauri... kogu aeg, see ka ära kõrvalt ei ka vaata. Olgugi, et Lauri pakkus autojuhiks ennast. Lauri ei olnud nõus, et meil kõik läbi. Ma palusin temalt rahu, kui ta ei saanud sellest aru. Ise kui hea luuletus, ma palusin temalt rahu, kui ta ei saanud sellest aru. Kurdab Silva Õhtulehele. Saime Kristoga kindlasti suure vaimse võpatuse Lauri laupäevasest käitumisest, kui mehel muutub armastus vihaks, siis tema meeled ei mõtle sellele, mis on sünnis ja mis mitte. Olin surmahirmus ja mures Kristo pärast, kes sai niisuguse kohtlemise osaliseks. Ta tuli mulle lihtsalt appi sõitudega, sest ta oli nädalavahetus vaba. Kui ma nüüd nagu, kui see Silva Ilves saade oli, vaata, seal oli ka vaata, et nad ju nagu olid sõbrad, on ju, aga ikkagi tegid vahepeal hänki-pänkit, on ju. Et ma nagu ei ütle, et ma saan aru, et miks Lauri on armukade, aga see võib nagu ebakindlale mehele, väikse emmiga ebakindlale mehele võib väga raskelt mõjuda, kui Lauri nagu rajateele ütleb, et ma pakuks ise ennast. Ja siis Silvia Ilves ütleb, et ei, ma lähen oma sõbraga. Sellega jälle raiska. Jah. Vaata, kurat, aga siin on võib-olla isegi, mina ütleks võib-olla niimoodi ka, et tegelikult, et see oleneb, et see ei pea olema nagu nii väga madala, noh, kui on madal enesehinnang, eks ole, siis veel eriti, eks ole. Aga tegelikult mina leian, et see nagu see asi on, et kui sa oled inimesega koos ja siis lähed ta lahku, aga siis on nagu selge, et noh, et seal vahel nagu veel on see, et teevad nagu sa ütlesid viisakad, teevad hänki-pänkid vahepeal. Siis mina arvan, et nagu sellel järgmisel, kes veel sellest teab, on ju, siis temal võib küll nagu tekkida küsimus, et okei, sa lähed temaga, et kurat, et nagu nende suhe on veits nagu veider kogu aeg. Et nagu iseenesest ma saan nagu aru sellest nagu murekohast või nagu sellest, sellepärast, et nende suhe ei ole lihtsalt, nad ei ole lihtsalt sõbrad. Kui oleks või lihtsalt, et me oleme lahku läinud ja meie vahel ei ole nagu mitte midagi intiimset, eks ole, me oleme nüüd lihtsalt sõbrad, okei. Aga kui sa tead, et seal on nagu selline asi ka veel olnud, siis on nagu võib-olla küsimus, et that's weird. Aga noh, armukadedus on üldiselt selline hästi tugev nagu punane lipp. Sest kui ikkagi see oli ikka see armukadedus, no hiljem saame ka teada, et sinna armukadedus tuli küll ja veel, et noh, ma ei tea, kui mõtled ka, et sa oled juba lahku ära läinud, siis kõnni edasi. Mida see enam nagu? Siis pole enam vahet, et ta hänki-pänkid teeb või teevad. Seda küll, jah. Issand jumal. Silvia meenutab, et Lauri oli armukade ja püha viha täis. Ta tahtis Kristot maha lüüa. Ma takistasin teda. Lauri aga tõukas mind eemale ja järgnes Kristole. Kuna Kristo sai ruttu politseile kõne teha ja läks tänavale, nähtavale kohale, ei hakanud Lauri sealt Eesti silmapaaride ees midagi tegema. Küll aga virutas ta jalaga Kristo auto pihta ja hakkas minu asju sealt välja sikutama. Ma takistasin teda taaskord ja palusin tal lahkuda, kirjeldab Chillist nädalavahetusel lahti rullunud raamat, mis võttis ruttu krimipõneviku mõõtmel. Väga hästi kirjutatud, aga päriselt ka või? Lauri virutas jalaga Kristo auto pihta. Kas Lauri ei tea koodeksit või? Ükskõik, mis ka ei toimu, sa ei tee teise mehe autole liiga, sa ei löö seda, sa ei kriibi seda, sa ei sülita selle peale, auto on püha. Nagu Kristole, jah, tõmbad ära jalaga näkku 5 korda korras, auto ei näpi. Aga noh... Gentleman's code. Jah, see on nagu gentleman's code. Aga noh, Krista on ka tegelikult nagu tubli selles mõttes, et selle asemel, et võtta vastu nagu mees, nagu ta ei mõelnud selle peale, selles mõttes väga hea, et ta nagu, tema võttis, et okei, ma tunnen ohtlikult ennast, jooksis avaliku koha peale, võttis ruttu kõre politseile. Et õige, see on väga õige. Mida sa hakkad siin ikka kuradi, eriti kui tüüp on armukade viha täis ja suurem ja tugevam ka, mida sa ikka kakled, vaata? Ei, see on õige, sest et see nagu lihtsalt ennast tuleb hoida selles mõttes. Jah, ja Silvan on pohhu, ta armastab Kristot ikkagi. Ja Lauri hakkas Silvia sõnul teda ja Kristot koguni jälitama.
kui Imavere poole sõitma hakkasime, ilmus ta kohe nurga tagant välja ja püüdis meid rammida. Jesus Christ. Viimaks keeras mees maanteel meile risti ette, tormas auto poole ja viskas akent õllepurgiga, räägib ta. Jesus Christ. Silvia ja Kristo keerasid kõrvalteele peitu. Samal ajal nägin, kuidas Lauri kihutas enda meelest neile järele. Sõitsime siis oma tempos esinema ning pärast seda pole ma Laurist midagi kuulnud. Õhtuleht võttis ühendus ka Lauri Sõmeriga selgitamaks välja tema versiooni juhtunust küsimusele, mis siis ikkagi tema Silvia ja Kristo vahel juhtus, vastab Lauri vaid omapoolse küsimusega. Milleks? See tundub suke... Aga miks siin ei ole kirjas seda, kas Silvia või Kristo on teinud politseile avalduse? Sest mina tahaks küll seda teada, sest kui ikkagi teise mehe autot näpitakse, siis peaks juba ammu olema politsei. Kõik nad peaksid toppima Lauri. Kiirreageerijad peaks olema ammu nagu get down. Jah, ja isegi kui Lauri midagi ei tee ja ma tulen rahulikult, siis ikkagi paar kolakat tuleks Laurile anda, sest teise mehe autot ei näpita Lauri. Kurat, tule pane mu maja põlema, aga ära näpima autot. Nõme. Aga selles mõttes lihtsalt ruttu võtame nagu selle ka, et nagu tegelikult, et päris värdjas olukord. Päris värdjas käitumine, et nagu dude what, mis asja. Ma räägin, see on tõesti, see päris hirmus olla tõesti. Tüüp on närvis, armugade, hull vaata, see ongi, et shit, mida teeme nüüd, aga... Ja ma ei saa sellest ka aru, sorry, millest see, või nagu, millest see Kristo süüdi on? Ma ei saa aru, see on jälle see olukord, ma ei saa sellest aru, et kui teine mees on sinu naisega, siis see küsimus peaks olema suunatud naisele, mitte mehele. Ma nagu lihtsalt ei mõista. Jaa, aga vaata, meie ei olnud selle 131 päeva jooksul Lauri kingades. Võib-olla see kuradi Kristo iga päev helistas, ta käis seal kogu aeg ja võib-olla Lauri, kes oli tegelikult ülirahulik tüüp ja ei olnud üldse armukade. Ma ei pane nagu Silvia peale ühtegi selles mõttes nagu süüd. Ei süüdistasin naisi. See oli Kristo raisk. Kristo vana ahpraisk tegi seda, ma arvan. Või oli see, et tegelikult Laurile ikkagi äkki meeldis Kristo väga. Ikkagi. ja ta oli Kristo peale pahane, et ta Silviaga oli. Võib-olla tegelikult oligi vihane hoopis selle. Awesome plot vist tegelikult. See oleks ka olnud. See on ka variant. Aga ei, ühesõnaga pikk jutt on sitt jutt. Lõppkokkuvõttes on see, mul on hea, et kõik on terved, välja arvatud üks auto vist, aga ma ei tea, võtke nagu võtke tuba esiteks, aga tegelikult nagu katsuge nagu chill olla. Plus tegelikult see on Silver ja Kristol väga hea bonding moment, mine tea, võib-olla on varsti ei ole enam vale. Jah, ma arvan, et keerasid autoga lihtsalt sinna Google tehnikusse õppis muud tegema. Ei tea. Mina ei julge spekuleerida. Ei, lihtsalt, et ootavad, kui Lauri ära läheb, ega ma muidugi muud ei mõelda. Jaa, ei muidugi. Aga, ma 3. kord alustan, aga rääkides jobidest, siis on üks uudis Delfist ja siis nagu siis jutt on siis selline. Häda ei anna häbeneda. Jobidest. Ei, siin ei ole jobidest, sorry. Ma siis asju teise uudisega praegu. Häda ei anna häbeneda. Hüüdis Tartu abilinnapea Meelis Leit Tartu linnavolikogu maikuisel istungil, kus EKRE saadiku eestvedamisel arutati, kas on normaalne, et mehed ja naised on tihtilugu sunnitud käima ühes ja samas tualetis. Minu arvates oleme sellest postitusest rääkinud, mis Malle Pärn tegi kunagi sinna 6 aega tagasi. Aga see uudis ise on nii tore. Miks ometi? Mis narrmood see on? Miks see võiks üks tualettruum olla meestele ja teine naistele, nii nagu see on alati olnud? On see mingi kohustuslik ideoloogiline ajupesu? Päris Tartu linnavolikogu ainus EKRE liige Malle Pärn Tartu abilinna pealt Meelis Leitilt aprillis. Ta viitas Tartu loodusmaja tualettruumidele, mis on mõeldud nii meestele kui ka naistele. Kuidas on võimalik, et üks kaunis vanemat sorti daam suudab kõik sooideoloogiliseks keerata? Aga Pärn kirjutas Leitile, et on olukorrast jahmunud ning tal peab olema võimalik kasutada vaid naistele mõeldud tualetti.
mina ei ole nõus isegi käsi pesema kõrvuti võõra mehega või juukseid kammima ühise peegli ees, kirjutas ta. Miks? Tead, minu poliitiline avaldus Malle Pärnale. Tead, aga situ siis püksi. Kuse siis täis ennast. Päriselt ka. Kui sinul on selline probleem, et sa ei ole nõus käsi pesema nagu võõra mehe kõrval, mis on muuseas asi, kui mina käin tualettruumis, tihti peale tuleb ette, et mina pean võõra mehe kõrval käsi pesema. Ja, või juukseid kammima ühise peegli ees. Nagu, sorry, what the fuck does that mean? Aidake korra hädast välja. Minu arvates on hästi tavaline see eriti teatrites. Malle Pärna puhul hea teatriinimene ikkagi. Et ikka tuleb ette see, et tullakse kuskil kaugemalt teatrisse ja siis on ikka seal foyees on suuremad peeglid, et sa saad vajadusel ennast natukene sättida, et sa ei pea selle jaoks WC-sse minema, aga sa saad seda teha näiteks teatri foyees, eks ole, võtad harja, olen näinud, kuidas kammitakse juukseid ja tehakse kõiki selliseid asju. Kas sa selles kontekstis ka, kui keegi võõras on kõrval, siis on nagu holy shit, ma ei saa oma juuksed kammida, mul on võõras mees kõrval. Et mulle nagu meeldib see, et me olemegi jõudnud sinna staatusesse ja sinna olukorda meie kultuuriruumis, kuhu ma arvasin, et me jõuame. Mis on see, et konservatiivsed inimesed on nüüd need lumehelbekesed, kes on, ma ei saa nii, mul on nii paha, issand, see on nii solvav. Nemad on nüüd need. Nüüd me oleme jõudnud sellesse tasemele, kus kohas, kurat, vanemas eas väärikas naisterahvas ei suuda võõra inimese kõrval, kes on vastassoost, oma juukseid kammida. Suurepärane, väga hea. Meie tsivilisatsiooni areng on jõudnud haripunkti. Aitäh teile. Täiesti haige. Ma ei suuda seda ära imestada. Aga oleks niimoodi, et tualetid on küll kõik samas kohas, aga siis läheb uksest välja ja siis on alles kätepesemiskoht ja ta on kauge erinevad oma... Selles mõttes, et ta ei pea käsi pesema ja juukseid kammima vetsus, üldiselt nagu ka. Tead, või siis tead, ära situ püksi, aga ära pese käsi. No, ma ei tea, nagu leia siis see lahendus või nagu teine asi on see ma ei tea, mul on selline tunne, ma tahan seda loodusmajja minna ja näha, nagu mis seal siis on, kas seal on nagu mis see probleem on, noh, ma ei saa aru. Ja, täiesti haige. Ja see ka, et see nagu ei ole mingisugune ju nagu uus asi, et mina mäletan, mina vaatasin, kui mina olin selline majaline noormees ja kui mul oli veel juuksed, mida ma muide sain isegi kammida, lahku kammida isegi ja üle kõrvade pikkad olid. No nüüd me selgelt valetame, aga olgu, nii. Et siis ma vaatasin sellist seriaali nagu Ally McBeal. Seal toimus... Jaa! Ja seal oli see mees, kes kohe välja hüppas tualetti ja oli ka uniseks. Ja, see oli uniseks ja siis ma nagu... No ei tea, siis ja oli, kurat, oligi. Nad juba siis mängisid minu kuradi ma Pratchis kuradi Little Mindiga ja nüüd ma tulin vääriliselt liberaal välja. Ja. Või noh, eks nagu tegelikult Märt on öelnud väga hästi tegelikult. Vahepeal meeldib Märti tsiteerida ja kiitada selle eest, et igas ühes meis on natukene konservatiivi. Lihtsalt me äkki ei tea seda. Vaata, siin on veel see asi ka, et tegelikult Malle Pärn ilmselt ei ole töötanud nagu erinevates kohtades elu jooksul, et tegelikult väga paljudes ettevõtetes on tualettruumid on uniseks tegelikult, et ei ole meeste ja naiste tualett, aga on uniseks. No, näiteks kontorites tihtipeale, kui on kontorid, kus töötavad nii naised kui ka mehed, aga inimesi väga palju ei ole, siis sul ei ole vaja sinna rohkem kui näiteks ühte tualettruumi, siis seal on käivad mõlemad. Et noh, see on nagu normaalne. Plus teine asi on see, Malle Pärn elab täielikus paralleelreaalsuses. Et ta ütleb, et miks ei võiks olla üks tualettruum meestele ja teine naistele, nii nagu see on alati olnud. Kuidas nüüd vanal Eesti ajal siis oli nüüd külapeldikutega? Kuidas oli? Et kui sul oli maja taga, kas sul oli alati 2 peldikut või oli sul neid seal üks? Kuidas tegelikult oli? Seal oli 1 peldik. Millest sa räägid? See näide, see mingisugune see enda konstrueeritud simulaakrum, milles inimene elab. Täiesti absurdne. Aga noh, Malle hinnangul on tegemist soodüsfoorilise progressi uuendusega. See ei ole uuendus. Mis alandavat inimest? Kuidas? Kuidas see alandab seda, et 2 inimest mõlemad on tualetis? Kas tualetis käimine on alandab? Kas üldse tohib tualetis käia? Kui pikalt tohib tualetis käia? Jaa. Lähme. Nende eesmärk näib olevat meie inimlikkus ja väärikus ära hävitada, et me oleksime mõistuseta ja kultuurita tarbijad totras liberaalvägivallasüsteemis. Kuidas? ma ei saa aru, kuidas meie inimlikkus kaob, kui ma tualetis käin.
ma ei tea, minu arust me oleme tualettruumis kõige haavatavamad. See on ka põhjus, vaata, kui sa käid koeraga jalutamas, vaata, kui koer hakkab sittuma, vaata, ta vaatab sulle otsa siukse pilguga, nagu ta on lihtsalt nagu tas maailma kõige õnnetum loom. See on sellepärast, et koer tunneb ennast, see on see hetk, kus koer tunneb, et ta on kõige haavatavam ja ta vaatab sulle otsa sellepärast, et tal on nagu see, et nagu watch my back. Ja siis on nagu, see on nagu, ma lihtsalt loen seda, mida nagu Malle Pärn on seal nagu öelnud ja see on lihtsalt mingisugused hästi ultra parempoolsete, ultra konservatiivsete inimeste mingisugused talking pointid nagu, et nagu see on meie inimsuse hävitamiseks ja nagu tegelikult ei ole. Tead, kui palju lihtsam on teha üks suur tualettruum, mitte teha 2 eraldi, siis neid 2 nagu eraldi majandada, et ühega on lihtsam, see on lihtsalt nagu targem, see on nagu ruumi targem kasutamine ja nii edasi, eriti kui sul on nagu see, et sul külastajaid väga palju ei ole ka, on ju, aga noh, tead, kuidas seletada pilte surnud jänesele? Ei tea, või närtsinud Pärnale, võib-olla nii ka öelda, ma ei tea. Liberaalvägivallasüsteemis, no mis asi see on, noh? Aga vaata, mida abilinnapea Leit, kes on muidu isamaalane, mingil põhjusel peab teda kaitsma nüüd, vastas Pärnale, et loodusmajas on 8 tualetti ning erivajadustega inimestel on üks avaram tualettruum. Saad aru, et ta ütles, et Malle Pärnale, et erivajadustega. Ma mõtlesin, et nagu huvitav küll, et ta seda nagu mainis. Aga see on, mulle meeldib, see on nagu... Ja. Ma olen täiesti kindel, et Pärn ei saanud aru ka. Päris jah. Ta lihtsalt, et loodusmajas tegevus korraldava sihtasutuse selgituste järgi on selline korraldus mõistlik, sest hoiab ära pikk järjekordi. Teemat arutas volikogu 15. mail üle 40 minuti. Istungil sittusid kõik ennast said sõna volikogu liikmed, et sel teemal avaldada arvamust. Pärn küsis istungil Leitilt, kumba ta eelistab, kas sega või meeste tualetti? Leit vastas volinike muigamise saatel. Ma vastaksin nii, nagu minu isa on öelnud, et häda ei anna häbeneda. Olukorrad on väga erinevad, aga ma ei saa neid kirjeldada, kuhu ma olen pidanud oma elu jooksul sattuma ja mul on selles osas eelistus puudub. Kui on vajadus, siis tuleb leida ka lahendus. Mulle meeldib see, et me loeme reaalselt EKRE ja Isamaa vahelist vestlust, kus kohas Isamaa on nagu the wokest shit ever. See on nagu nii tore. See on nagu 40 minutit. Kurat, see on ettevõtte enda otsustada, millised pellikud nad teevad ja kui see sulle ei sobi, siis sa lähed kuradi mujale, noh. Ma ei tea, ma ei saa aru. Nagu, mis te tahate nüüd siis teha, et nagu Tartu linnavalitsus hakkab nagu ette kirjutama nagu erinevate ettevõtetele ka, et nagu tähendab need WC-d, mis teil on, lõmutage sein vahelt ära, muidu paneme kinni või? Mis asja, noh? Ma tahaks näha, et Malle Pärn oleks president. Mida ta siis kõike räägiks? Kujutad ette, on 24. veebruar ja siis ta teeb presidendi kõne ja siis ta räägib lihtsalt tund aega kõnet, räägib ainult soodusfooriast, millest ta tegelikult ei tea mitte midagi. Soodusfooria, kas minu kass on kass või koer? Midagi sellist, raudselt midagi sellist tuleks. Et ühesõnaga. Einar Kuusk oleks võid ka olla seal ja küsida ta sealt kõigest, et ennalt sittusite. Jah. Vanad head ajad, YouTube'i algus reisk. Müügiprof.ee ja pesema trussikuid. Aga lähme nüüd, kuna sõna trussikut tuleb venekeelsest sõnast trussiki, siis lähme nüüd vaata, mis Varro Vooglaid Facebookis ka kirjutab. Et issand jumal, ma nägin seda, mul oli lihtsalt, kas see on nagu päriselt tegeleme selliste asjadega? Et on... Aga ta viisakas mees, ta vabandab. Jaa, ta õnneks tead. Aga see vist on, ma ei tea, Postimehe artikkel või nagu mis ta on, aga et mis on vanust trotsiva Brigitte Macroni või Brigitte, ma ei tea, kuidas see hääldatakse nüüd, eks ole, ilu ja nooruslikkuse saladus. Ja Varro Vooglaid täiesti kaalutlev, tagasihoidlik, konservatiivne härrasmees ikkagi. Tema esitab küsimuse. Vabandust, aga mis nooruslikkusest ja ilust siin räägitakse? Kus seda nähakse?
Üleüldse on veider vaadata, kuidas tehakse nägu justkui käiks jutt naiste rahvast. Miks peab seda siin näkku vaatava tõe suhtes silmad kinni pigistama? Ja tead, ma ütlen täiesti ausalt. Noh, see on see vandenõu teooria, et Brigitte Macron on mees. See on see transvestigation ja ühesõnaga mingisugused vandenõu teoreetikud on totaalselt veendunud, et tegu on tegelikult mehega. Ja mina leian seda ja see on nagu mõnes mõttes nagu siuke, Varro peale mõeldes ka, et kuidas nimetada sellist meest, kes vaatab otsa naisterahvale ja mõtleb, et see on mees. Nagu lihtsalt, ma ei saa aru, et see on minu jaoks, andke mulle andeks, aga see on veits gei. On see, et sa vaatad naisterahvast ja sorry, nagu oma vanuse kohta, sest et ma nüüd võib-olla ütlen koledasti, ma väga vabandan, kui ma nüüd koledasti ütlen, aga see Brigitte Macron ei ole nagu esimeses nooruses, ta on ikkagi vanem naisterahvast, ta on vist üle 70. Kontrollima kohe. Kontrolli. Nii kui ma panin otsingusse, siis ma pakkunud Brigitte Macron, endine õpetaja. Ei, aga lihtsalt see, et ongi endine õpetaja. Ta ei ole mitte midagi muud. 53 sündinud, seega ta on 1072. No võt. Ta on 70. 70-aastase kohta näeb ta hea välja. Ta on 7-aastase kohta, ma ütleks, ikkagi kena naisterahvas. Et nagu selles mõttes just to throw it out there. Et sorry. Ja siis on, et mis nooruslikust ilust me siin räägime. No, ma nüüd ei tea. Et mul on nagu küsimus ikkagi, et nagu, mis värk sellega on, et sa vaatad otsa naisterahvale, kes tegelikult on nagu, tegelikult on ikkagi kena. Ja mõtled, et raudselt mees. Nagu, kuulge, millega, nagu, kuidas me seda nimetame? Ma ei saa sellest aru. Aga ühesõnaga Varro... ta oleks president, ja? Ja ikka, loomulikult. Aga ma ei tea. Heino Rull kirjutas Varro postituse alla. Varro, kas sa oled talle püksi vaadanud, et midagi nii kindlalt tead? Teiseks, mis see sinu asi on, kellega teine inimene abielus on? Kolmandaks, inimese välimuse ja vanuse kallal ei võeta. Ise mõtled ilu ja nooruse ilmasambaks jääda või? Ja Varro vastas, vaadake, kui vanaldade meesterahva puhul kiidetakse tema noorusliku naise ilu, siis see on lihtsalt naeruväärne, narr. Aga minu põhiline point on see, et vaene Varro, nagu tõesti vaene Varro, sest et keegi on ta reaalselt ära tinistanud, et Macroni naine on mehena sündinud. Keegi on ta ära tinistanud, sest et mulle tundub, et äkki päriselt usub seda. Aga see on, teate, selle transvestigationiga on üks hästi suur probleem. Kui sul jalg seal vahel on, siis it's gonna get worse. Varsti on kõik kuulsad Hollywoodi naised on ka. Ma ei tea, huvitav, kas ta Michelle Obama koha pealt veel, mis ta seisukoht on seal? Et seda peaks mingis intekas keegi ta käes küsima. Kes veel mehed on? When I was a little boy. Ta pole little boy. Aga Heino jätkab. Ega Heino selles mõttes käib ja möllab edasi seal kommentaariumis. Küll ikka jagub härra Varrol seda õelust. Ajab üle ääre lausa. Kas härra Varrole meeldiks, kui keegi tema abigaasa kohta selliselt kirjutaks? Vist pigem mitte, aga teiste kohta võib küll. Ei ole teie sinna püksi näinud rohkem kui keegi teie enda või teie pere püksi. Häbija lausa hakkab. Heino läks ka ikka käest ära lõpus. Kujuta ette, et nagu sukene vanem Heino istub ja nagu, aga saage aru, see on nüüd, me oleme jõudnud sellesse punkti, kus kohas onu Heino, üks päris onu Heino, vaatab, mida Varro kirjutab ja mõtleb nagu, tere mulle aitab. Lihtsalt, kuule, oled seda püksi vaadanud või? Et selles mõttes see on ikkagi nagu märgiline. See on pööre Eesti kultuuriruumis. Mina leian. Mingi teema oli selle, kus Macron on meest tuuseldas. Jaa, lennuki uksed läksid lahti, siis oli näha, et ta nagu tõukas Emmanueli nagu näkku. Et ei olnud jalaga näkku? No, jalaga ei pand, jah. Ja kogu see asi oli ka selline, et ma oleksin valmis uskuma, et see on mingisugune tögamine ja mida iganes, aga kuidagi see olukord ja see, kuidas Macron selle välja mängis, tekitas mul küsimus, et what the fuck, mis seal juhtus? Aga ei tea. Aga rääkides Facebookis, siis praegu ma nagu
noh, tänu Varrol olin Facebookis ja siis 16 minutit tagasi on tulnud uudis Delfis. Pealkiri on, nojah, mis siis on? Ja siis on nagu smile ja siis siin on kroonika pealkiri. Brigitte tunnistas, mitte see Brigitte, teine Brigitte, meie Brigitte, et talle meeldib teinekord ka naistega flirtida. Ma olen peolespar, mis siis on? Holy shit. Midagi. I love it. Peolespar. Näed, on muidugi. Tegi möödun nädalavahetusel Instagramis ülestunnistuse, sõnad, et vahepeal meeldib talle ka peol ka naistega suudelda. On normaalne. Peolespar muidugi kõlab nagu see ongi see tundub mulle niisugune nagu lesbide kogukonna nagu solvang nende naiste pihta, kes nagu purjus peaga flirdivad naistega, aga ei julge kunagi lõpuni minna. Kus kuradi see on jälle mingi peolespar. See tundub mulle midagi sellist. No võt. Aga nüüd ma tahtsin joovõidest rääkida, et mul läks asja lihtsalt. Vägistamises süüdi mõistetud Rain Elmiku kaitseks astub välja tema eks-naine ja ütleb, et tüdrukud ju ise jooksid talle järele, sest tal oli raha. Küsite, millest ma räägin? No kohe loen. Varem pigem pokkerimängijana meedias figureerinud 56-aastane Rain Elmik pälvis laiemat tähelepanu tänaval Maartsis, kui leheveergudel jagati hoopis politsei palvet, kus otsiti võimalikke vägistamisohvreid. Politsei avalikustas toona, et neile teadaolevalt on Elmik kutsunud Tallinna ööklubidest ja baaridest koju naisi ning neid oma Keldrimäel asuvas korteris vägistanud. Seda alates 2022. aastast. Kui alguses teati 5 väidetavast kannatanust, siis ei möödunud kaua, kui arv jõudis 18 võimaliku ohvrini. 7. mail mõistis kohus Elmiku 2023. aastal toimunud vägistamist süüdi. Mehele mõisteti maakohtu otsusega 3 aasta, 11 kuu ja 28 pikkune vangistus. Menetluskuludena tuleks tal ka välja käia ligi 8000 eurot. Mais toimunud istungil sõnas mees, et ta ei ole midagi teinud ega tea, miks ta seal üldse viibib. Ma ei löö ühtegi naist ega võta vägisi. Lisas Elmik, hoides terve kohtuisiku istungi aga käed näo ees. Mehe eksnaine aga astus esimest korda saate laser kaamera ette meest kaitsma. Eksnaine on Elmikus 20 aastat noorem, kunagi kohtus endine paar Rate ehk siis Rate portaalis, kus räägiti naise sõnul täiesti tavalist juttu. Ta oli siis kõigest 22-aastane, on alati vanemad mehed meeldinud, läbi elu enne Raini samamoodi. Paar abielus 2009. aastal, just 2009. aastal sai Elmik esimese süüdistuse, seda vägistamiskatses. Mehe endine abikaasa jääb endale kindlaks, et Elmik on süütu ning tol ajal jälitas 7-aastane neiu meest ise ja seda just seetõttu, et Elmikul oli palju raha. Jah, ma tean seda ja ma olen seda tüdrukut ka näinud. Neiud noorukesed, neile meeldib esineda ja teha ja olla. Kui ma Rainiga olin suhtes, ka siis hüppasid noored neiud talle sülle. Rain tõukas nüüd viisakalt alati eemale. Ma vaatasin selle laseri lõigu üle kohe. See tundus mulle nagu väga-väga põnev. Ja kuidas see asi käib niimoodi, et sa oled kellegagi suhtes ja noored neiud hüppavad talle sülle? Ei, nagu päriselt. Ta nagu istub oma siis selle eks-naisega, no näiteks Atlantises. Ja siis äkki lihtsalt hakkavad noored naised talle sülle hüppama üksaval. Kuidas see käib? No jah, vaata, mina nagu lugesin ja mõtlesin selle peale, et Rain tõukas viisakalt alati eemale. Tõukab ka veel naise risk. Et kuidagi, et noored neiud hüppasid talle sülle, et see on nagu mingi asi, mis juhtus nagu kogu aeg. Siis minu esmane mõte on see, et ja teate, mis asja, see on võib-olla nagu naistele, noortele naistele ka nagu üks asi, mille peale mõelda, et kui te kunagi olete käite oma mehega väljas ja siis mingid naised tulevad juurde ja on nagu familiaarsed, nagu nii familiaarsed, siis tegelikult see on üks koht, kus natukene võiks natuke skepsisega mehe poole ka vaadata. Sest et see minu jaoks nagu lihtsalt see, et võib-olla nad on nii familiaarsed ja hüppavad sülle sellepärast, et nad arvavad, et nad võivad seda teha, sest et nad on seda mingis teises kontekstis selle mehega teinud. Et võib-olla see mees on enne, kui ütles, et raha on, võib-olla ta on enne jooke teinud ja lasknud endal süles istuda ja et siis ta on nagu loonud nende naistega sellise normatiivi ja need naised on võib-olla sellega nii harjunud, et nüüd ta tuleb koos oma naisega ja siis nad ei tea, et see tema naine on ja siis hüppavad samamoodi sülle, et tegelikult see mõtte kohta hoopis nagu selle peale, et võib-olla see on asi, mis võib-olla need ei ole lihtsalt noored tüdrukud, võib-olla need on
võib-olla need on midagi rohkemat, eks ole juba, et see on lihtsalt nagu üks tõsine mõttekoht. Tahtsin teha nalja, aga ma ei tee, aga nali oleks olnud umbes selline, et võib-olla Rain töötas Batuudi keskuses ja siis seal noored hüppasidki kogu aeg ja siis hüppasid kogu aeg sülle. Aga kuna see ei olnud hea nali, siis lähme edasi. Siis sa ei teinud seda. Ma ei teinud seda, aga ma sain vähemalt selle out of my kuradi chest nagu. Aga viisakalt eemale lükates oli siis nii lugu. Aga see on ajalugu ja absoluutselt mind ei huvitanud, sest Rain oli minuga hea. Me ei pannud 11 ketti. See oli aktsepteeritav, et ta minu ajal pidudel sõpradega käis. Ta tuli ju alati ilusti koju ja tõi mulle roose ja oli hästi armastav kasuisa. Appikene. See on täpselt selline tekst, mina kui vana psühholoog ja õppinud aastaid psühholoogiks. Inimene ütleks, et see naine on ära tinistatud täielikult. See naine sa ei ole vana psühholoog, see on vana terapeut. Terapeut, ja, täpselt. Terapeut Andreas ütleb, et see naine on ära tinistatud ja rääkub sellest, kui madalad on need standardid. Okei, mees vägistas, ma ei usu seda, aga üldiselt, et kõik on okei, sest ta tuli alati ilusti koju. Vaata, kui vähem tegelikult vaja naisel, et võib-olla mingi eelnev mees näiteks oli see mees, kes ei tulnud alati koju. Ei näiteks ula peale, nädal aega kadunud. Ja siis ta leidis mehe, Rain, kes tuli alati ilusti koju ja tõi mulle roose. Siis ta küll vägistaja ei ole. Ja just. Et nagu selles mõttes jällegi, see on ka nagu fine, et igasugused suhtevorme on, et nagu ta ütleb siin, et ta ei pannud meest ketti, mul korra nagu mõte käis nagu selle peale, et huvitav, et kas see siis oli nagu avatud suhe või? Sest et siis nagu mida vittu see siis imestad, kui noored naised talle võib-olla süllu hüppavad. Aga ei, siis ta ütles sõpradega peole, siis oli nagu see, et hold on, et mees läheb sõpradega peole, siis see et ma ei pannud teda ketti. Sorry, minu arust mees võibki sõpradega peal käia igas normaalses ja toimivas suhtes. I'm sorry, miks on vaja see eraldi välja joonistada, ma ei saa aru. Aga jumala vabalt võib olla ka see, et ongi, et lihtsalt, et mõne naise jaoks ongi nagu oluline see, et mees võib ka teiste naistega magada, aga peaasi, et ta tuleb kurat koju õhtul ja nagu ja toob lilli, et nagu selles mõttes see kõik on nagu fine, eks ole, selles mõttes. Aga jah, et siin mulle tundub, et siin on tegu juba millegi muuga, et siin nagu sa ütlesid, et siin vist on ära tinistatud natukene. Nii on nii ka, et kui inimene ei saa, mida ta tahab, siis ta paneb valed süüdistused peale. Ja võib-olla on ka nagu neiduseks peale pandud. Ja võib-olla on ka see, et mõlemad tahtsid tol hetkel, aga hiljem keegi kahetseb. Astub Elmiku eksnaine mehe kaitseks välja, lisades, et ta on mõne arust täitsa ihaldatud, lihtsalt nii ihaldatud poissmees. Kuid kõigil on naise sõnul siiski oma maitse. Lisaks toob naine välja, et neiud, kes tema endist abikaasat, tema endist abikaasat süüdistavad, on siiski ise süüdi. Ja just sellepärast, et väidetavad ohvrid tarbivad nii alkoholi kui ka ravimeid koos, sest nad on katki, siis tehaksegi lollusid ja minnakse võõrastega kaasa igale poole, tähendab. Üks naine, keda vägistas Elmik, ja siis 18 tükki kõik panevad alkoholi ja ravimeid koos, aga Rain küll midagi ei tee, sest ta tuleb alati ju koju ja toob roose. Ja, see ongi nagu kõige retsim selle asja juures, et ta nagu ikkagi lõpuks teeb nagu natukene nagu mureneb see ja siis ütleb, no võib-olla vägistas, aga siis nad on ise süüdi. No, umbes nagu selline asi tuleb välja, et see on ikka täiesti nagu inetu värk. Aga ka tänast kohtuotsust ei mõista Elmiku eksnaine, kus mees süüdistatakse noore täisealise neiu süütuse võtmises. Rain on öelnud, et ta kasutab alati kondoomi, et parem olla puhas kui haige. Kus see siia puutub? Olgu. Äkki kondoomiga ei saa naise süütust võtta? Vot ma ei tea, mul on nagu selline tunne, et ta nagu annab nagu järgi hästi palju ja hästi veidralt, et nagu kõigepealt ei, mina ei usu. No aga ikka on üsna tõenäoline, ohvrid on 18. No siis nad on ise süüdi. No aga siin on kohtu ikkagi, et üks on nagu päris kindel ja siis on, vähemalt kasutas kondoomi. Et nagu mingisugused stopping points on nagu, kus kohas nagu aga, et nagu ta on nagu selles mõttes, et võib-olla natukene liiga positiivse ellusuhtumisega inimene, et üritab leida seda positiivset külge sealt kuidagi, ma ei tea, väga imerik. Siiski mehe DNA tuvastati vägistatud naise kehast, et nali naljaks, et kondoom või mitte, siis ei, Rain ei ole kuskil käinud, aga ta kasutab alati kondoomi.
tema DNA leiti sealt. Ei, ise nad võtsid pille, ise tegid drooge asja. Ei, aga tal on järgmine ju olemas, et ei tegelikult DNA tuvastati ikkagi naise kehast. No, minu peale kasutanud mees kunagi vägivalda. Sest et see ongi järgmine asi, mis ta ütleb, et lõpetuseks ütleb, et tema peale kasutades vägivalda. Noh. Aga mehe suhtes on alustatud ka uus kriminaalmenetlus, et see on naerame, mis me naerame, aga see on ikka väga rets ja mul on jälle siis tunneme kaasa neile inimestele, kes on selle Helmiku hirmsate tegude tagajärjel vaimselt haavatud ja ka füüsiliselt. Aga jätame nüüd seekord meie teise üks vägistamise lugu, üks ahistamise lugu ja nüüd läheme millegi lõbusa peale. Nagu poleks seda küll lõbus olnud. Jah, lähme siis millegi lõbusa peale ja võtame ette, Võhkerid on otsustanud ikkagi aidata ka oma kuulajaid, et selles mõttes me edastame ühe tööpakkumise. Et võib-olla kui on teil talenti ja oskuseid, et saate siis minna uuele töökohale näiteks ja igaks juhuks, tead, meil endale ka, Andres, võib-olla sulle ka, lihtsalt igaks juhuks, pane nagu taha tasku. Taha tasku, pane aga taha tasku. Ma mõtlesin selle peale nagu päriselt, et ma saadan sinna, aga hetkel see on jäänud mõtteks ja ma teen kõik omalt poolt, et leida see aeg, et päriselt kokku kirjutada mingi täielik soust ja lihtsalt sellepärast, et vaadata, mis vastus tuleb või mis seal nagu räägitakse nagu. Ja kui ma saan selle tööga, fucking ma lähen ka. Aga päriselt ka, miks ma ei või siis ennustada? Kes see mind kuradi fucking ma juba ütlesin ära, mis see töökuulutus on. Jah, aga me hakkame kohe. Ühesõnaga, töökirjeldus, see on siis CV keskuses on üleval, mitte lihtsalt Facebookis, ei. See on CV keskuses üleval. Pakkuda tööd ennustajale. Ma ennustan ühe asja. Ma ennustan, et sa ei saada sinna kirja. Ei. See on ennustamine, see on fakti konstateerimine, aga ühesõnaga, kodus telefoni teel ennustamine vastamiskoht peab olema Eestis, linnas või maal, vahet pole. Telia mobiilside võrgus ja levialas. Otsime ennustajad, kellel on aega olla liinil võimalikult palju. Saab ise sisse välja logida ja teha tööd ka valvete vahelisel ajal, millal endale sobib. Saatke CV ja kindlasti kaaskiri, kus kirjeldate enda ennustamise oskust ja kogemust. Me võtame teiega ühendust telefoni teel, kuna see on telefonitöö. Fucking loogiline. Ilma kaaskirjata pole mõtet kandideerida. Fucking meil ei tulegi vastu reisk. Ma ei tea, kas ma tahan, et helistaksid. Võtad kõnekardi selle jaoks. Lepingu sõlmime ainult juriidilise isikuga. OÜ, UÜ ehk siis usaldusühing, mis kui kellelgi on usaldusühing, stay the fuck away. Aga laienda seda, et ma ei ole selle teemaga. Sellepärast, et usaldusühingud on reeglina kõikidel inimestel, kes on natuke shade'id, siin on alati usaldusühingud. Või siis OÜ, siis usaldusühing FIE ja nii edasi. Tasumine kord kuus kõne eristusel põhineva arve alusel. Ootused kandidaadile. Hea kõne eristuste põhineva arve. See välja võiks näha. No ilmselt ta teeb kõnede eristuse sulle ja siis sa esitad tal arve, see tähendab seda. Aga millised on ootused kandidaadile? Hea ennustamis, suhtlemis, kuulamis ja inimeste mõistmisoskus. Nõutud väga hea eesti keele oskus, kasuks tuleb ka vene keele oskus. Rahulik ja privaatne töökeskkond kodus ja kohustus. Kus sa tead, kus sa oskad need on ootused. Ma mõtlesin, et need on pakkumised. Ma juba määritusin enne, vabandust. Näete, ma ei sobi ennustajaks. Ma ei tea, mis ette tuleb. Ootus on, et sul on rahulik ja privaatne töökeskkond kodus ja kohustus vastata kõikidele kõnedele kokkulepitud vahetustel, ehk siis kella 7 kuni kella 11 õhtul ajal või kui ennast liinile oled pannud. Vahetused ehk valved ei ole kohustuslikud. Võimalus olla liinil ja teha tööd ka enda koostatud graafika või seaduspärasuse alusel. Miks ta räägib siis sellest 7.23 nii kogu aeg? Lõpuks nii, et meil on siin kindel aeg, te peate võtma päev otsa. Iseenesest tegelikult te võite ka enda ise graafikud ja kui te tahate, tegelikult ei või üldse vastud, aga see oleks nagu hea tööga mingisugusele parmule mitte parmule, ütleme napsusõbrale. Näiteks, ma olen kodus, panen oma selle numbri sinna, ma hakkan kergelt tipsutama,
tuleb kõne, teen, ennustan peits, elasin jälle edasi, jumala lõbus töö, mulle väga meeldib. Eelistatud on need kandidaadid, kellel hea ennustus, suhtlusoskus ja kogemus. Millegi pärast ta kirjutas selle uuesti. See ei ole, ta kirjutab edaspidi ka veel, ta veel korrutab ennast ka. Kuidas ta ennustusoskuse kogemust hindab? No see on väga hea, kui sulle käest küsitakse, et mida sa ennustanud oled, siis lihtsalt võta uudistes ette, mina ennustasin seda, et Kaja Kallas saab Euroopasse tööle. Ja. Siis ma ennustasin seda, et Donald Trump saab uuesti presidendiks. Ma ennustasin seda, et Brigitte Macroni hakkab Varro Vooglaid mõnitama. Ja tegelikult ma ennustasin seda ka, selles ma julgenud kõva häälega rääkida, inimesed arvasid mul kohal, nagu lähedased arvasid mul hull. Ma tegelikult ennustasin seda ka, et Venemaa ründab Ukrainat. Ja mul on veel tegelikult, aga ma ei jaga neid ainult telefoni teel klientidega. Et lihtsalt tagant järgi väga hea. Susanne Hunt on Peo Lespar. Jah, kõik need võid endale ise kirjutada, et päriselt, kas see päriselt oli niimoodi, ütled jaa, muidugi. Aga suhtleme oma klientidega ainult ennustusliini 900 1727 vahendusel. Me ei kohtu ega vaheta kontakte klientidega ega reklaami muid teenuseid. Seega koostöö ainult ausa ja lojaalse inimesega. Ennustajad on kindlasti kõige ausamad inimesed, keda ma tean. Kindlasti. Ja. Aga päriselt inimene oleks nagu ennustaja, mis on nagu võimalik, sellepärast, et meie elu on meie enda teha. Huvitav, kas neid salvestatakse ka, neid kõnesid või? Mul ei mõte pooleli. Ei, päriselt. Ma küsisin, kui päriselt oleks ja ma ei mäleta, kuidas see lause lõppama pidi. Mul on üks tuttav inimene, on samasugune peale sinu. Veel. Sul on veel tuttavaid või? Fuck you! Ühesõnaga, sa pead olema aus ja lojaalne. Aus. Vajalik eraldi mobiiltelefoni olemasolu, SIM-kaart meie poolt. Ühesõnaga, kui mul on telefon, kus on 2 SIM-kaardi slotti, siis ma ei tohi, siis mul ei sobi, mul peab olema eraldi, selgelt. Nõutav arvuti kasutusoskus. Aga nüüd, mida pakub siis ettevõtte vastu? Ettevõtte pakub stabiilset, huvitavat tööd, ainulaadset arenguvõimalust ennustajana Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 900 1727 ja igakuist tulemusel põhinevat tasu kodust väljumata. Lepingu sõlmime ainult juriidilise isikuga, OÜ, UÜ, FIE ja edasi. Tasumine kord kuus kõneeristusel põhinev arvalusel. Juhul kui see meelde ei jäänud, panime uuesti kirja. Aga tegelikult kui sa nüüd päris ausalt vaatad selle ennustamise asjale otsa, see on täpselt töö sulle. Sina oled see, kes ei taha kodust lahkuda. Sa oled aus, sa oled lojaalne, kõik me teame seda. Vahepeal liigagi aus, liigagi lojaalne. Võibolla. Täpselt, sa oled OÜ, pane hullu raisk. Get crazy, get wild. Mulle meeldib see, et see on business, et nad otsivad ennustajad, nad ise koostavad teksti niimoodi, et nad läheb poole teksti peal meelest ära, mis nad on kirjutanud ja siis kirjutavad uuesti üle. Väga tore. Ta ennustab ette seda teksti, mis ta ütleb, mis tulebki kahekordselt. Ainulaadne võimalus töö käigus lisaõppida ja arendada ennustamisoskust, rakendada oma annet ja oskusi parimal moel, teenida raha turvaliselt kodus. Aga enne pidi olema hea ennustuskogemus. Ja nüüd on võimalik õppida ja arendada ennustamisoskust. Aga kui mina nüüd helistan sinna, ma tahan ju saada ikkagi parimat nagu selles mõttes, ma tahangi seda kogemust saada, ma ei taha, et keegi õpib ja areneb ennustamisoskust minu kulul. Minu kulu ja kirjadega võiks öelda lause. Ohoho, nii. Hea võimalus aidata inimesi, parandada karmat ja teenida raha kas või maakodus, sulgudes eeldab hea Telia mobiilside levi olemasolu või muude kodutööde kõrvalt. Parandada karmat. Kui karma on olemas, kuidas sa parandad seda? Sest karma sa teed positiivseid asju millegi pärast, ta arvab vist. Ei, mina ikka karman, et kui karma päriselt on olemas, mida nagu ei ole, siis sa ei saa seda parandada. Siis on nii, et kui sa teed midagi paha, siis karma karistab sind. Aga kui sa teed ennustusliinile tööle, siis see karma läheb eriti hulluks. No vot, näed, aga tema arvab teisiti. Ja pakuvad veel head tasu kohuse tundlikule, lojaalsele ja järjepidevale ennustajale, kes muudki ennustab. Kuulnud, et ta on lojaalne peab olema ja
kellel on aega, tahtmist ja enesedistsipliini sellesse töösse panustada. Lisainfo. Saatke CV ja ka kaaskiri, kus kirjeldate enda ennustamise oskust ja kogemust. Meie võtame teiega ühendust telefoni teel, kuna see on telefonitöö. Should be fucking obvious. Siis räägib täpsemalt. Ilma kaaskirjata pole mõtet kandideerida, igaks juhuks paneb ühe korra veel sellega. Täiesti perses. Aga see on mul lemmikkuulutus ja aga tõsi, jah, et otsivad töötajad, tegu on siis sükse ettevõttega nagu Ennustus OÜ ja Ennustus OÜ Andres, ega sa ei ole nende käivet vaadanud? Ei ole vaadanud. Mis sa arvad, mis on nende käive ühe töötaja kohta 500 eurot. Selle aasta esimeses kvartalis? Paku. Nagu 6 või? Esimeses kvartalis see aasta. Kvartalis. Toon 500. 57 000. Mida viita? 57 000. Aasta 2024 esimene kvartal 67 tonni, teine kvartal 68 tonni, kolmas kvartal 73 tonni ja neljas kvartal 62 tonni. Ennustus OÜ on. Shit. Ennustus OÜ, jah. Vaatame, kes siin siis on. Esindaja Aivar Silma, omanik Aivar Silma, tegelik kasusaaja Aivar Silma. Jah, Aivar Silma ettevõte on see. No shit, Sherlock. Ja see on nagu päris rets. Ja see on nagu tore on ka see, et noh, tegelikult see käive, et noh, töötajad on 0. Mis on huvitav, et töötajaid ei ole. Ma mõtlesin, et ta võib-olla ise 93 000 on olnud siin 2023 aasta teine kvartal, kolmas kvartal. Jah. Kuule, aga kui see vastab tõele, siis ju tegu ongi parima ja vanima. Ta kas on uhuu või ta on nagu kõige targem mees üldse, kes on lihtsalt leidnud viisi, kuidas ta saab ära kasutada uhuusid ja uhuu uskujaid sellesse, et ta sebib neile kaardid, teeb selle teenuse ja lihtsalt pakub, et neil on nüüd võimalus ennustada. Ja siis ta lihtsalt, mind huvitab see, et palju ta maksab teistele. Sellepärast, et ta, vaata, siin oli kirjas ka, et ta ainult juriidilise isikuga on need lepingud. Ta ei taha maksta palka. Mis on käibevara? Käibevara? Ma ei oska sulle nüüd aastaaruannete koondnäitajad, käibevara 140 533 eurot. See peaks olema need, ma ei tea, ettevõttesse paigutatud raha vist, mis seal püsivalt on äkki. Põhja-Pärnumaa vald, Kõnnu küla, Veski. Ma vaatan ka. Käibevara majandusüksuse käsutuses mingil hetkel olevad ainelised ehk materiaalsed ettevõtte käibesse investeeritud või seal püsivalt ringlevad rahasummad ehk käibekapital. Kas sa said targemaks? Sain targemaks, ma lihtsalt ei suuda nagu päris hästi nagu näppu peale panna, mida see seal nagu kulutab või mille. Et tal ei ole töötajaid ka ja kurat, ma ei tea. See tundub mulle veits shady. See tundub mulle, kurat, need on nii suured käibed. Ma korra nagu mõtlesin, et kurat, kas nad pesevad raha või mis asi see on? Kohtulahend ja siis siin on teised osalised. Uluwatu Belingim OÜ, Salme Bonev ja Agbani Ogbete OÜ. Jaa, ma vaatasin ka, et tal on mingisugused teised ettevõtted, kus ta on olnud. Et ühesõnaga, see on huvitav, et ajakirjanikud, et pange silm peale, et mis värk on. Ennustus OÜ. Oskavad elada äkki inimesed. Oskavad elada. Mingisugune selline nagu austus selle inimese vastu. Jah, vaata, pannud üles businessi raisk. Aivar Silma ise on kuradi tegelane raisk. Ei, noh, aga teame, kui kirjutada ikkagi, et tööd saada, et aitäh meile selle eest, et me teiega jagasime seda. Ja kui te saate tööle, siis vaadake, palju teile raha pakub, et kas nagu klapivad asjad. Wow. Teeb mingit horoskoopi asju Facebookis. Ennustus ja see kurivaim. Ennustus ma käisin seal ka, et seal oli näha, et tal on mingid inimesed,
kes tal on liinil tänavalves 24 tundi, keegi Luna, keegi Aurora ja keegi Lüüli. Ta on mingi fitnessiga tegelev kuju vist, sellepärast, et mul on 45 ühissõpra Aivar Silmaga ja kõik need on fitnessi inimesed. Vot sulle siis. Kurat. Näed, see on, mida see tähendab, on see, et sa saad sellele ka rõhuda, kuule, meil on Facebookis 45 ühissõpra. Aivar 59, Aivar Flirtikus on tal konto ka veel. Aga Lahe. no meil hakkab siin osint pihta, nii et ma arvan, et kuulajad Maaga kinnisvara on ka temal veel. Jah, see ei, tema ta võib-olla kuidagi seotud, aga ma vaatasin, tal rohkem ettevõtteid ei ole. Ei, cool. Need. Selge, kuulge. See läks hoopis teise suunda, kui Andres arvas. Täielikult. Andres on lihtsalt nagu, holy shit, what the fuck, there's money in it? No jah, selles mõttes, et ma nagu, see oli ikkagi nagu mõeldud, ikkagi nagu mingisugune selline naljavärk. Ja nüüd me nagu jõudsime sinna, et okei, see on naljast sama kaugel nagu kurat. Ma ei tea. Jah, sest et tegelikult, vaatame, mis telefoni, mis see maksab. Mis see ka maksab? No jah, see on 3 euri minut, ja. Kõnehind. No, teate, ma igatahes soovitan kõigile üle vaadata oma rahalised seisud ja mõelda, kas te olete teinud oma elus õiged valikud või olete oma valikutega PUTSIS. Võt. Aga lõpetuseks, kuhu veel raha panna? Teate, meie Patreoni võib raha panna. Tegelikult ka 6.50 kuus pluss käibemaks ja siis te saate lisasaate. 2 tükki iga kuu. Jah, ja kui te nagu praegu nagu täna teete Patreoni, ainult täna ja ainult teile on 102 saadet tasuta. Jah, nüüd. Et mine. Või noh, vaata arvu küll. See on 102 saadet on meil nagu tasuta. Mitte sendi, pange tähele. Nüüd ma pean hakkama saateid ükshaaval tasuta klikkima, thanks sendi. Et tegelikult ei ole tasuta, tegelikult on hinna sees. Hinna sees, aga 102 saadet. Issand, saate ennast lolliks kuulata, nagu päriselt ka. Ja täiesti sõgedaks saate ennast kuulata. Nagu te olete ikka, jah. Ja teil on nagu asju, millest rääkida. Üritustel näiteks lähete mingi näiteks sünnipäevalauda. Näiteks see on onud, tädid, sõbrad, õed, vennad ja siis te räägite, ma Võhkrat saates kuulsin, seal oli mingisugune Aivar Silma, kes teenib kuradi nii palju, ja siis räägite, jumal äge, see on nagu hea asi, mida rääkida edasi. Ja tegelikult see annab väga hea sellise variandi ka ikkagi, et sa saad laudkonda istud maha, ütled, kas te tänast Võhkarite saadet kuulasite ja kui öeldakse, et ei, mis asi see on, siis lihtsalt tead, et sealt laudkonnast võib lihtsalt ära minna. Mida sa seal teed? Need inimesed ei tea mitte midagi, nad ei ole kursis. Jah, võtan ette selliste inimestega võib olla raske juua tegelikult koos, kes ei ole Võhkarit kuulanud. Siis nad räägivad mingisugust, mingit paska lihtsalt. Aga see tundub paslik otsad kokku tõmmata, nüüd kus me oleme teie laudkonda ka solvanud. Kuulge, ei, päriselt ka. Lähme suure haibiga minema. Suvi on käes. Tšau! Tšau!